Priidik on tore väike siilike, kes elab oravasupi metsas. Hellitatud lemmiklapsena on tal olemas kõik, et olla õnnelik. Eelkõige vanemad, kes teda armastavad, sellegi poolest viriseb Priidik vahet pidamata. Tema arvates musitab emad ta liiga palju, isal pole kunagi aega, et temaga mängida ning väike õde tüütab teda. Ühel hommikul on Priidik jälle vihane. Isa keeldub teda nälkijahile kaasa võtmast, väites, et ta on selleks veel liiga noor. Lõppude lõpuks tühjaga, sõitke seenele, ütleb Priidik jalgu tappides. Kui lood on nii, siis lähen mina minema. Ning sellal, kui vanemad tegelevad muude asjadega, asubki ta mossitades teele. Teel kohtab Priidik Jaani, leebeloomaga eesli, kes veedab aega õlekogul. Tema hea tuju on lausa lustvaadata. Tere, komisjoni Priidik tusale. Kas sa oled üksi? Kus su vanemad on? Tule minu poole, vastab Jaan. Ma tutvustan nüüd sulle, aga ainult siis, kui sa enam ei mossita. Saa tuttavaks. See on minu issi Robert, ütleb Peeter ja isa puhkelt. Ta on kõige tugevam pull. Ja see on minu teine issi, Paul. Issi Paul teeb väga hästi süüa. Küllap sa näeb, kui maitsev see on. Sul on 2 isa, hüüatab Priidik. Ma ei teadnudki, et see on võimalik. Muidugi on, pealegi pole ma sinust kuigi erinev, sest ka minul on 2 vanemat. Kõht korralikult täis, saab Priidik jälle teele asuda. Küla lähedal kohtab ta väikest pääsukest, kelle nimi on Kleiu. Priidikut paneb imestama, et pääsuke jagab pesa vana öökulliga. Mamma Brigitta, kas ma võin minna alla siilikesega mängima, küsib Kleiu. Muidugi võid, kallis. Järele mõeldes leiab Priidik lõpuks, et tema emme musid tegelikult väga meeldivad. Ja isegi kui isa ei võta teda jahile kaasa, näeb ta teda vähemalt iga päev. Priidik jääb mõttesse. Kas täiuslik perekond on üldse olemas, küsib ta endalt valjusti. Mina tean, hüüab hundikutsikas Viktor, kes on tihnikust peidus olnud. Täiuslik perekond on minu. Meie, hundid, elame karjas, selgitab Viktor. Nii on mul 1 isa ja 1 ema, aga 3 võõras isa ja 7 võõrased. Ja peale selle veel umbes 30 õde ja venda. Kujuta ette, milline hullemini käib enne magamine. Priidik ei ole sellest kuigi veendunud, kas see ikka on tore. Ühest väikisest õest piisab täiesti. Pealegi tunneta temast puudust ja vanematest samuti. Priidik tahab tagasi koju minna. Õnneks tundub kodutee palju lühem olevat. Milline rõõm on jälle oma vanemad näha. Aga reis on olnud väga kasulik. Nüüd ta teab, et täiuslikku perekonda ei ole olemas. Kui üksteist armastatakse, on kõik perekond täiuslik.